Aga siin on meie detailikene M16x2 on siin sees, välismõõdud meid ei huvita. Nii, manufacture. Esimene asi, mida ma tean, et mul on vaja teha, mul on vaja see tööriist tekitada siia, sest sellist asja mul olemas ei ole. TL library pluss. Nii, ja siia on meil vaja leida siis mingisugune õige asi. Nii, kas meil on olemas see asi siin kuskil? Threadmill, palun väga. Nii, Threadmill on meil olemas. Näeme selle väikse nimeks panen talle MTS 12118 ja tootja oli mingi Carmex. Ma panen talle sellise nime. Nii, siin on meie cutter. Mida me tema kohta teame? Me teame seda, et fluute peaks tal olema vähemalt 4. Minu arust. Valmistamine ei oma mingit tähtsust, ma panen, et ta on carbide. Nii, see diameeter seal peaks olema nüüd 11.8. Shaft diameter peaks olema meil 12. Niimoodi seda lõikavat osa, seda i-d, meie skeemi pealt me vast mäletame, et oli 35. Anja. Vabandust, see on overall length minu viga. Flute length oli 35, pidi olema seal. Overall length on tal selle tabeli järgi nii palju kui 84, kui see peaks kedagi huvitama. Niimoodi. Kogu pikkus on tal 84. Nii, length below holder, shoulder length. No selle peame tegema natuke suuremaks. Näiteks 40. Mõtleme, see kõik see ei ole üldse oluline. Põhimõtteliselt see ei ole tegelikult oluline meie jaoks. Aga nii ta umbes on. Niimoodi number of teeth on meie puhul muidugi 3. Eks ole. Näete, seal eelvaate peal on ta ilusti 3 meil. Niimoodi. Thread profile on 60 kraadi. Thread pitch on 2 mil. Ma arvan, et selle thread pitchi võiks siia ka kirjutada. Ctrl Z. P2 millimeetrit on nii või? Nagu samm 2 millimeetrit. Nii, cutter on paigas. Rohkem ma austaldes ei näe siin vajadust midagi timmima hakata. Cutting datat ei ole ka praegu veel... paneme selle sama cutting data, kuna me läheme seda sama ava tegema, siis jätame spindli 5000 peale. Cutting feed rate meil oli umbes tonn. Põhimõtteliselt pole midagi vaja siin teha. Ramp feed rate'i ma tõstan ka natukene ülesse, et kui ta peaks meil alla minema, siis ma tõstan selle 9 soti peale, sest seal meil midagi all ei ole. Ma nimetan selle alumiiniumi ja tõepoolest me teame tema numbrit ka juba, meie pingis on ta number 9. Põhimõtteliselt mul võiks tööriist olemas olla. Ja nüüd on meil siis siuke armas töörada. Setup tuleb ka ära teha. Stock, relative size, paneme 0, pakub sinna keskele, põhimõtteliselt vastab meie olukorrale. Ja nüüd tuleb siis meil see põnev töörada. Meil tuleb siin see põnev töörada, mille nimi võiks olla siis thread või? Nii, thread. Creates a spiraling helical cut for thread milling the faces. Select cylindrical of faces to machine. Vaatame, mis ta teeb. Lähen leian oma tööriista üles andmebaasist. Valin geomeetria. Nii. Ja mõnes mõttes ma tahaks näha, mis ta teeb. Ja veel rohkem ma tahaks näha seda näiteks ristlõike pealt. Miks mitte teha ristlõige sinna? Okei. See näeb juba praegu peaaegu et inimlik välja ju. Vaata, mis ta simulatsioonis teeb. Niimoodi simulatsioonis annab mulle kohe mingi korraliku vea teate muidugi. Stock, okei. Stocki teeme siis niimoodi, et stocki teeme sellest samast kehast. Niimoodi ja laseme uuesti simuleerida. Nii, punased, teil oli õigus ja näete, läheb ilusti alla, ilusti teeb midagi. Praegu siin simulatsioonis see pull meil hästi ei töötanud. Proovime teistmoodi. Kas meil üldse on vaja seda threadi siia nagu CAM programmeerimise seisukoha pealt üldse modelleerida? Ma võtan selle keerme modelleerimise funktsiooni siit üldse praegu maha. Mul on siin 14. ava. Lähen tagasi CAM-i.
Geometry tab'i all. Niimoodi, mida ma siin teha tahan siin? Thread pitch on 2. Thread hand on parem. Pole küsimust. Nüüd on küsimus sellest, mis huvitav asi on see thread pitch diameter offset. Ühesõnaga, meil on vaja võtta selle keerme nüüd, mis asi. Kui me vaatame neid keerme parameetreid, siis põhimõtteliselt sellel emasel keermel meil on vaja seda mõõtu H1, mis peaks olema meil asi, mida me nimetame keerme sügavuse. Meie keermel ta peaks olema suht-koht 1 millimeeter, natuke rohkem, eks ole, 1,08 ja me peaksime korrutama sellega 2. Me peaksime sinna kirjutama 2,16, meil juba 2 oli seal. Nagu päris. Mõned asjad me võiksime vaadata nüüd üle oma kõrgus. Mulle meeldiks võtta siit model top, sinna võtta model bottom. Need on samad asjad praegu, selles mõttes, sellest saavad kõik aru. Ja anda ikkagi sinna väike nihe ka. Kuna me tahame seda läbi teha sealt, siis läbi tegemiseks panen sinna veel täiendavalt -2. Niimoodi kenasti teeb, alt tuleb. Mida me saaksime teha ja mida huvi pärast võiks teha, lihtsalt huvi pärast teha. Me võiksime teha siin nagu seda multiple passes. Las teeb mitu korda. Oletame, et kui meil oleks seal sama Hardox näiteks, mis iganes kuri asi, siis ma arvan, et me võib-olla teeksime seda mitu korda, teeme. Laseme tal teha huvi pärast. Number of stepovers 2, stepover väärtus 1. Vaatame, kas teeb mitu passi. Nägite, kohe tegi. Kohe tegi, las teeb. Lihtsalt huvi pärast. Praktiline vajadus täna tõenäoliselt puudub, aga miks mitte huvi pärast proovida seda teha? Nii, vaatame korra sellele koodile peale. Nii, huvi pärast ma tahaks näha, mida ta omast arust teeb. Toolpath visibility, paneme pointsid peale. Ja näete, ta teeb meil ilusaid kaari siin. Näete, punkte ei ole, järelikult ta postib meil loodetavasti G03 kenasti välja samamoodi. Setup, create NC program, HSpray NGC, 19.09.1 läheb mälupulga peale otse, M16/2 keerme freesimine. Siit ei ole vaja midagi näppida. Teeme ta huvi pärast lahti ka korra. Välja võtame ainult oma threadi. Kõik peaks olema korras. Posti. Näete ühesõnaga meie esimene plokk ja meie teine plokk. Tuleb korra ülesse, läheb alla tagasi ja laseb selle keerme teist korda läbi. Mani, läheme proovime. Et näete põhimõtteliselt see kood, mis me tegime M16/2, et see töötab tegelikult kenasti.